Ilmade külmenedes hakkavad päästeala teadetes kahjuks järjest enam silma teated tules hukkunute inimeste kohta. Üks korter oli juba tühjaks jõudnud joosta, neid me siin enam ei näinud. Teisest korterist tõime ühe vanema daami välja koeraga ja kui info kätte saime, et kolmandas korteris võib ka keegi sees olla, siis sinna me enam siseneda ei saanud. Võib öelda küll, et iga aasta sellised sügisesed ilmad, kui temperatuur natuke langeb, hakkavad inimesed rohkem kütma ja kui on katkised küttekehad või hooldamata küttekehad, siis sellest tingituna neid tulekahjusid on järjest tekkinud ja nii ka sel aastal ja mitmed inimesed on tänu sellele ka hukkunud. Ja kindlasti selle kütmisega on võib-olla isegi kui ei ole küttekehaga probleeme, siis on viimasel ajal oleme näinud, et probleemid on ka elektrisüsteemiga. Et kui inimesed näiteks koormavad oma elektrisüsteemi üle, olgu selleks siis mingid elektriradikad või midagi sellist, siis on ka sellest tulnud. Antud Türi näite puhul oli ilmselt samuti põhjuseks küttekeha, mis ei olnud korras. Hetkel sellist kindlat infot ei ole, mille selgitavad välja menetlejad. Küll aga mis võib siin aktiivse kütteperioodil juhtuda, on ikkagi mitte korras küttekolded. Päästeameti inspektorid käivad samuti pidevalt tutvumas hoonete küttekehade korrasolekuga, aga paratamatult kõikjale ei jõua. Ja nendega on probleeme on. Me käime neid ka kontrollimas ja tegelikult iga aasta oleme läbi riigi ja kohaliku omavalitsuse oleme osasid inimesi ka suutnud aidata ja mõned küttekolded korda teha. Et siinkohal võib-olla üleskutse ka kõikidele inimestele, et kui te teate, et teil on lähisugulasi või tuttavaid, kellel on mingid probleeme, ja teil on võimalus aidata, siis aidake need küttekehad korda teha ja võib-olla tänu sellele saate olla elupäästja ja mõni hukkunu jääb vähem. Jõulude periood toob kaasa veel ühe ohu, see on lahtise tule kasutamine ehk lihtsamalt küünalde põletamine. Tähtis on, et need ei jääks järelevalveta. Sellel aastal on tules hukkunud 27 inimest.